et oleme siin, no kurat, kui keegi midagi suuresti teeb, siis hiinlased teevad. See on ikka räige festival, mis nad on püsti pannud. Mis asi see CF-Moto päev on? See on üks bränd, kes teeb või ehitab omale seda oma kommuuni ja tänab seeläbi siis oma kasutajaid ja oma kliente ja annab neile võimaluse siis tuua kas pered tehnikale lähemale. Et vinge värk ja paraad oli ka ju võimas. Siin oli kokku kutsutud, et tulge kellele aga CF-Moto on, et tulge paraadile. No minu selja taga on päris karm rada ja see on uskumatu, aga A2 kategooria ratastel nagu 450 MT ja tule ja pusisin see rada ära, et siin on olnud väga karmi vendi, kes teevad selle väga ruttu läbi. No ja on ka neid, kes päris mitu korda on selle raja peal juba kukkunud, nii et... Räägin sinu mikrofoni. Kadedaks teeb see, kuidas nad oskavad sõita. Kadedaks teeb. Kurat, see on ju lihtne paistab välja. See tuleb nii lihtsalt neil kuidagi. Jaa, Marek, ma lähen Tallinnast tagasi, ma võtan selle 450 ja ma hakkan harjutama seda. Hakkad niimoodi õige? Seda tehakse. Siia purki on pandud siis uus tonnine SR V4 mootoriga. Täna oli meil au seda ka liikuvana näha, et siis kui see CF-Moto päeva algustseremoonia oli, siis tseremoonial ta suitsetas rehvini, et juba hakkab jõudma see aeg, kus saame vaikselt hakata lootma, et see ka Eesti poole või vähemalt Euroopa peale tuleb. Täna võib küll öelda, et tulevik on nagu kohal, et see V4 esiteks ta tegi päris hirmuäratavat häält ja ta näeb ikkagi väga futuristlik välja igat pidi, et tal on ees on aerodünaamiliselt, ma ei oskagi öelda, et mingisugused labad, mis siis hoiavad seda esiratast maas ja hoiavad asja stabiilsena, et küll tahaks, et Eestisse ka selline tuleks, tahaks ju proovida ka. Ma ei tea, kas ma julgen. Loomulikult on siia toodud ka ilmarahvale vaatamiseks Antanase Dakari vill. Sellega on konkreetselt sõidetud siis Dakari. Tänaseks on ta muuseumi eksponaat, aga Antanasest ja leedukatest veel nii palju, et eelmine aasta CF-Moto päeval suutis ta sooritada siis maailmarekordi 24 tunni sõidus, kus ta läbis 1502 kilomeetrit. 1502 kilomeetrit täpselt 24 tunniga. Täitsa pöörane mees. Ja seda siis Eestis. Aga nüüd on siia toodud tema see Dakari pill, sellega ta saavutas 5. koha Dakaril. Väga hästi korraldatud, väga suurelt, väga suurejooneliselt, kui arvestades ainuüksi neid silte ja plakateid, mis siia toodetud tänase päeva jaoks, siis see on absoluutselt hämmastav. Aga tehas on suur, müüb ikkagi kuskil 2,4 miljardit aastas kogu käibes, nii et eks neil on mida tähistada ja lahe on see, et seda tähistamist viiakse ja tuuakse siit Hiinast välja, tehakse seda nii Rumeenias, Saksamaal, Tšehhis, Leedus, Eestis. Ja siinkohal on hea meel kutsuda siis inimesi osalema CF-Moto päeval Eestis, mis on sellel korral siis 30. mail ja toimub siis Põlvamaal Maanteemuuseumis. Seal saab samamoodi olema nii osavust nõudvaid ülesandeid, saab olema expoala, loomulikult traditsiooniliselt päeva lõpetab seal Terminaator, aga päev on täis igasuguseid huvitavaid aktiviteete, võistluseid ja loomulikult Maanteemuuseum isegi väärib ju külastamist, nii et ootame teid siin.